Objektiivi raadio. Tervist, head kuulajad! Algab Objektiivi raadiosaade. Mina olen Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi ja teisel pool internetisilda on mikrofoni juures vaimulik ja kirikuajaloolane Veiko Vihuri. Tere, Veiko! Tere, Markus! Meie tänane arutelu tõukub Rail Balticu projektist ja eelkõige sellest, mida me kuulsime paari nädala eest Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni istungil. Seal käis külas muuseas Läti parlamendi esindaja ja kohal oli ka Riigikontroll. Ja lätlased kinnitasid sellel istungil, et rahastusotsuseid ja projekte Riiast Eesti piirini kulgevaks raudteeks pole ning ei andnud vähimalgi määral lootust, et raudtee võiks valmis saada 2035. aastaks, nii nagu plaanitud algselt oli. Algselt oli plaanitud see 2030. aastaks, aga siis seda lükati veel edasi ja seegi daatum ei realiseeru. Nii et mida Eesti praegu teeb on see, et ta ehitab omale hiiglaslikku ühe rööpa paariga raudteed Tallinnast Pärnusse, mis dubleerib neid peatusi, mis tegelikult juba olemasoleval raudteel Tallinn-Pärnu või Lelle-Pärnu on. Ning kui nii-öelda hästi läheb, siis läheb see raudtee edasi Häädemeestele või mitte isegi Häädemeestele, vaid sinna lähistele metsa, nii nagu kõik need peatused olema saavad kuskil kaugel asulatest. See hullumeelne projekt on saanud ilmsiks, me teame ka veel seda, et selgus sellel erikomisjoni istungil, et kui tänase raudtee kogu taristu ülevalpidamine maksab kuskil 30 miljonit eurot, siis selle ühe Rail Balticu jupi ülalpidamine aastas maksab 35–50 miljonit eurot. Ja loomulikult, kui selliseid hinnanguid juba antakse, siis pigem maksab see sinna 50 miljonit üle eurot. Nii et ühe väikese jupi aasta maksumus ülalpidamine on suurem kui kogu Eesti tänase raudtee taristu ülalpidamine. Me räägime Rail Balticust kui sellisest hullumeelsest kilplaslikust projektist ja sellest, mida me võiksime nimetada eelkõige riigi varguseks. No, kui ma siin hiljuti olen Rail Balticu teemaga tegelenud ja inimestega intervjuusi teinud, kaasa arvatud majandusteaduse doktori Endel Ojaga, kes tegi Rail Balticu projekti põhimõtteliselt pilbasteks argumendi järel, siis esimene tunne, mis mind valdab, on see, et käed vajuvad rüppe ja mõtled, et see ei või olla võimalik, aga on küll, sellepärast et täpselt meie silme all keset päist päeva ehitatakse meile raudteed, mille maksumus on algsete plaanidega kasvanud umbes 4 korda ja mis ei vii mitte kuhugi välja, viib kas siis tõesti Pärnusse või Häädemeestele. No see on nagu projekt, mis võtab minu jaoks teatavas mõttes kokku kogu praeguse Eesti riigi suunitluse laiemalt. Ja ma just tahtsin seda sama ütelda, et ka minu jaoks see Rail Balticu projekt võtab kokku laiemalt meie praeguse Eesti riigi olemuse või praeguse režiimi olemuse. Et siin kajastuvad kõik need puudused, mis laiemalt iseloomustavad meie riigi toimimist, käitumist, nii poliitikute kui ametnike käitumist. Ja selles mõttes see on mingis mõttes sümbolprojekt ehitada suur raudtee, mis viib ei kuhugi. Kuigi jah, võib ju öelda, et kui siin vist mingis tasuvusuuringus, ma vaatasin ka muideks seda intervjuud Endel Ojaga, mida sa olid Objektiivis avaldanud ja soovitan kõigil raadiokuulajatel ka seda intervjuud vaadata ja kuulata, et see oli väga huvitav. Ta tõi tõesti näited
erinevatest Rail Balticuga seotud valdkondadest väga reljeefselt välja, et mis kõik on selle projekti juures valesti, mis seal toimib või mis seal tegelikult ei toimi nii, nagu on kavandatud. Ja seal oli üks argument siis ühest asuvusuuringus, et see aitab viia inimesi, kuidas see oli seal sõnastatud, puhkuse piirkondadesse. Ja, see oli selline puhkuse piirkonna kiirekspress, mis siis raudteega, mis oleks korda tehtud Lelle-Pärnu lõigul, lisab parimalgi juhul sinna juurde või võtab maha sellelt ajalt 20 minutit, küll aga maksab 2 miljardit rohkem kui see, mis oleks või kujutaks endast siis Lelle-Pärnu lõigu korda tegemine kiirusele 160 kilomeetrit tunnis. No võiks öelda, et pole paha, kui arvestada nii õilsat eesmärki, et inimesed saaksid näiteks nädalavahetusel sõita Rail Balticuga Pärnumaa metsadesse või Sohu ja veeta seal sellise tervisliku nädalavahetuse värskes õhus, matkates näiteks mööda neid matkaradasid, mis seal looduses on, laenutades kanuusid kusagil Soomaal, no ma ei tea, kui kaugele see nagu peatusest jääb, aga ühesõnaga, et see nagu võtab kokku selle projekti kilplaslikkuse, et mulle tuli meelde millegipärast omaaegne hittfilm Malev, kus siis saarlaste esindaja pakkus välja, et tööme ühe hästi suure sõõle, ehk siis teeme ühe hästi suure siili ja paneme sinna sisse palju väiksesi siilise, paneme sinna sisse palju väikseid siile ja läheme korjame metsast seeni, rõõsõkaid. Et tundub, et see Rail Baltic on midagi, et teeme nüüd hästi suure asja ja nüüd viime siis inimesed selle hästi suure asja abil metsa seenele riisikaid korjama. Ja me paneme siis 2 miljardit selle alla kinni. Ja samal ajal raadiokuulaja võib ju meelde tuletada, kuidas kõik meie võimupoliitikud võimuerakondadest on astunud siin ühel või teisel moel rahva ette. Viimati Postimehes Keskerakonnast Reformierakonda üle hüpanud Jufereva Skuratovski, kes siis kirjutas, et senikaua, kuni meil on selline kole ja hirmus idanaaber, midagi ei ole teha, me peame riigikaitsesse rohkem raha panema ja selle tõttu on see julgeolekumaks, mis nüüd ju tõstab siin erinevaid makse, tulumaksu ja mida kõike veel, käibemaksu, et see on vajalik senikaua, kuni siis idanaaber on selline, nagu tema on. Et kui meile põhjendatakse ühelt poolt riigi esindajate poolt, nii poliitikute poolt kui ka ametnike poolt või ka ekspertide poolt, et midagi ei ole teha, riigil on raha täiesti otsas, meil on vaja rohkem raha riigikaitsesse, julgeolekusse ja kõik vangutavad pead või noogutavad pead ja loomulikult on vaja rohkem raha riigile. Tõstame makse, kust me ikka seda raha saame? Ja teistpidi me vaatame, kuidas näiteks automaksuga siis korjatakse kokku seal võib-olla paarsada miljonit või natuke üle 200 miljoni, peast ei mäleta. Ja siis me samal ajal oleme valmis ehitama sellise raudtee, mis nõuab tõesti aastas üle 50 miljoni euro ülalpidamiskulusid, kui ta ükskord valmis saab ja toimima hakkab, aga me teame, et ta muidugi valmis ei saa sel kujul, nagu teda on meile välja reklaamitud. Me oleme valmis sinna panema sisse sadu ja sadu miljoneid. Täpselt samamoodi, nagu me riigina või siis meie valitsus meie eest ja meie nimel otsustab igal aastal Ukraina toetuseks anda ära 100 miljoneid. Eesti riik ehitab Ukrainas küll lasteaedu ja mida kõike. Lisaks veel, ütleme, sellele sõjalisele abile või ka humanitaarabile, mida antakse. Meil on raha, et seda panna tuulikuärisse või tuugenite ärisse, meretuuleparkide, maismaatuuleparkide rajamiseks, igasuguste riiklike dotatsioonide või mis iganes toetuste näol. Ja
sinna kuluvad sajad ja sajad miljonid. Ja loomulikult ka Rail Balticu puhul ju see on läinud algselt kavandatust ju palju kallimaks. Ja algselt oli ju see argument, et kuulge, et Euroopa Liit rahastab kuni 85% sellest projektist. Et ärge olge lollid, võtame selle Euroopa raha praegu vastu ja paneme siis natuke omalt poolt ka juurde, saame korraliku ägeda raudtee Euroopa Liidu rahadega. Ja nüüd me siis tegelikult oleme selles olukorras, kus valmis ei ole seda saadud, raha ka nagu ei ole enam, Euroopa Liit on tõesti midagi ju andnud, mul seda täpselt ülevaadet ei ole, et palju siis on tulnud Euroopast, aga selge on ju ka see, et projekte ei ole lõpule viidud, edaspidi rahastamisvõimalused vähenevad, meile jääb, meie maksumaksjale jääb suur ülalpidamiskulu ja üks huvitav aspekt, mille Endel Oja tõi esile oma intervjuus sulle ja mida ma tähele panin, oli see, et selleks, et see raudtee lugeda ennast äratasuvaks projektiks, siis üks osa sellest või sellest projektist on siis pühendatud reisijate veole, ehk siis mitte ainult siis kaubarongid, vaid ka reisimisvõimalused peavad olema siis selle raudteega tagatud ja selleks, et see oleks kuidas siis öelda, et see ära tasuks, hakkab siis riik peale maksma dotatsiooniks. Et siis saab öelda, et see projekt on nagu kasumlik või vähemasti ta tasub ennast ära. Et see on nagu eriti jabur, et riik hakkab siis iga-aastaselt toetama reisijate vedu mingite riiklike dotatsioonidega, mis võetakse ju loomulikult maksumaksja taskust. Mitte ainult siis nende rongireisijate taskust, kes tahavad selle rongiga kuskile sõita, ma ei tea, kas siis Iklasse või Häädemeestele või Pärnusse või kuhu iganes see raudtee viib, kaugemale sealt niikuinii ei vii. Et siis me teeme seda kõike toimiva raudteeühenduse kõrvale, selle paralleelse ettevõtmisena. Nii et see projekt, nagu ma ütlesin, nagu sinagi tõdesid, kehastab endas kõike seda, mis on praeguse Eesti riigi juures valesti, mis on selle riigi pidamise juures valesti. Et esiteks ei ole siin arvestatud üldse kriitikaga, ei arvestata avalikkuse arvamusega, võib-olla tõesti on paljud inimesed ka nõus selle projekti asjaga, aga suur osa inimestest ikkagi leiab, et see projekt on mõttetu. Et sellisena ei ole seda meile kui riigile, kui rahvale vaja. Pigemini siis kasutame Euroopa rahasid ja küsime neid Euroopa rahasid selleks, et ma ei tea, ehitada seda maanteed Pärnusse ja Pärnust edasi siis mitmerealiseks ja teha siis selline autoliikluse trass Euroopaga või siis arendada ja remontida olemasolevat raudteed, mis viib siis läbi Tartu ja edasi siis Riia peale läbi Valga, et kasutame siis nagu mõistlikult ja heaperemehelikult neid ressursse, mis siis valitsuse kasutuses on, kes korjab ju karistuse ähvardusel ju meie kõigi taskust riigi maksud kokku. Aga seda ei ole ja paraku ei ole ka oma kriitika tulemusliku väljendamise võimalust. Ja see häirib mind kõige rohkem kogu selle asja juures. Et jah, alati poliitikud võivad teha vigu mingite otsuste, majandusotsuste või poliitiliste otsuste langetamisel. Keegi inimestest ei ole vigade eest ju kaitstud, aga selleks peab olemagi just nimelt selline toimiv tagasisidemehhanism, mis aitab rahval siis või mingil rahva osal anda valitsusele ja poliitikutele tagasisidet, et see, mida nad teevad, on tegelikult riigile ja selle kodanikele kahjulik. Ja poliitikud siis saavad seda tagasisidet võtta arvesse ja muuta oma käitumist, aga meie seda ei näe. Ükskõik kuhu me ka ei vaataks, ükskõik millest me sinuga nendes saadetes ka ei räägiks, me näeme täpselt seda sama olukorda, et pannakse tuima, valetatakse tuimalt ja tehakse oma asja edasi, absoluutselt neid ei huvita, mida inimesed räägivad ja mida kas või meiegi sinuga siin täna räägime, et kellele see korda läheb. Ja, kui rääkida selle Rail Balticu projekti sümbolväärtusest, siis üks sümbol selle juures on algusest peale olnud vale
ja veel kord vale. On valetatud konkreetselt nende tasuvusanalüüsidega ja kirjutatud sinna juurde sisse tasuvuseks igasuguseid asju kuni sinnamaani välja, et avalikult Rail Balticust kodanikualgatuse eesotsas Priit Humalaga analüüsis neid tasuvusanalüüse ja tuli välja sellega, et sinna kirjutatud 3 miljardi euro siis sissetulekud ja tasuvused, mida tegelikult olemas ei ole, ehk on valetatud inimestele näkku 3 miljardi raames. Ja kogu aeg on algusest peale räägitud sellest, et seal hakkavad peale kaubaveod. Et see on väga oluline selleks, et me saaksime läbi Eesti viia kaupu. On väga selgelt tõestatud ära sellesama avalikult Rail Balticu ühenduse poolt, et Eestis ei hakka mitte kunagi seal toimuma kaubavedusid ja ma mäletan seda, et minagi olen neid Rail Balticu teemalisi saateid teinud juba aastast 2016, muuseas siin samas Objektiivi raadio raames 2016 ehk 9 aastat tagasi tegin esimese Rail Balticu teemalise raadiosaate juba Endel Oja ja Martin Helmega ja me rääkisime, ma mäletan nendest samadest teemadest, nendest samadest argumentidest. Hiljem oleme rääkinud sellest Priit Humalaga ja nüüd siis hiljuti veel Endel Ojaga, nii et ma arvan, et sellest Rail Balticu teemast olen juba üksnes nagu raadio vahendusel vist rääkinud mitmeid kordi, võib-olla alla 10 korra. Teinud saateid, temaatilisi saateid. Ja kõik need inimesed on öelnud seda ühte asja, et ei, see kaubaveo argument ei päde. Ükski kaup siit tulema ei hakka. Nüüd on loomulikult pandud kinni ka idapiir, välja arvatud meie endise peaministri abikaasale loomulikult, aga sealt loomulikult ka ei hakka tulema mingit kaupa ja kus see kaup siis võiks tulla? Soomest, Rootsist ei tule sealt mitte midagi, et see on juba nüüd täiesti ka ametlikult maha maetud ja Rail Balticu projekti kriitikute kriitika on järjekordselt tõeks osutunud, et kaubavedudeks seda raudteed ei ole vaja. Nagu ka tõestati seda, et Baltikumis ja Eestis eelkõige ka ei ole mõttekas üleüldse kaupu vedada Rail Balticu või rongi pidi, sellepärast et peamiselt veetakse selliseid lihtsaid kaupu, nagu ma ei tea, toiduained, mingid ehitusained, mida ei ole mõtet vedada suure raudtee peal. Ja see logistika ei ole mõttekas. Ja siis me tuleme loomulikult selle maksumuse juurde. Kõik algusest peale rääkisid sellest, kuidas Rail Balticu maksumus kasvab. Võim kinnitas meile, et ei kasva, ei, see jääb siia. Tänaseks on selle ametlik maksumus kasvanud algsest pea 4 korda. Üle 4 miljardi euro suuruseks hinnatakse seda projekti. Kahtlemata ma võin anda, ma ei hakka mingit suuri sõnu tegema, aga ma olen täiesti kindel, et see maksumus kasvab loomulikult veel, inflatsioon kasvab meil ja kui seda nüüd ehitatakse siin ja tõepoolest see hullupeelsus valmis tehakse järgmise dekaadi jooksul näiteks või dekaadide jooksul, siis loomulikult see lõppsumma on veel õudsam, et tänased miljardid ei ole homsed miljardid. Nii et inflatsioon tuleb vahepeal ette. Ja me näeme seda, kuidas on süstemaatiliselt valetatud inimestele näkku. Ja teine sümptomaatiline tasand selle projekti juures on see, mida sa ka tegelikult juba mainisid, et võim ei võta kuulda, mida räägitakse. Rail Baltic on üks väheseid projekte Eestis, mille vastu tegelikult ei ole siin protesteerinud ainult, ma ei tea, paremalt poolt EKRE ja Objektiiv ja sellised nii-öelda rahvuskonservatiivsed jõud. See on äratanud tegelikult väga laia
vastukaja ka liberaalsemalt mõtlevate inimeste seas ja mäletame seda, et siin mõned aastad tagasi tuli mitu kirja Rail Balticu vastu, kuhu kirjutasid alla kultuuriinimesed, spetsialistid, transpordispetsialistid ja mitmed nii-öelda avalikult tuntud inimesed. 2 nendest kirjadest avaldati ka Postimehes ja mitte miski ei läinud kohale. Ehk siis selline läbirammimine, teflon, maksku, mis maksab rahvast üldse kuulmata, see on üks sümptomaatiline tasand selle projekti juures. Ja kui ma räägin sümptomaatilisest tasandist, ma räägin põhimõtteliselt sümptomaatilisest tasandist Eesti kui riigi projekti juures. Need samad asjad on ka seal täpselt kohal. Valetamine inimestele näkku, ala lugege minu huultelt, ja siis läbirammimine omaenda otsuste, läbirammimine ilma igasugusegi rahva kaasamiseta. Teades väga hästi, et rahval tegelikult puudub panuks vahendid. Meil ei ole otsedemokraatiat, meil on tehtud jääkeldris mingisugune petitsioonide korraldus Riigikogule, mis on nali, mis ei aita mitte kedagi, mis on lihtsalt rahva rahustamiseks tehtud. Neid petitsioone sinna Riigikogule üle 1000 allkirja ka petitsioone esitatakse iga nädal, mitte miskit neist ei jõua Riigikogu lauale, Riigikogu õiguskomisjon surab nad lihtsalt kuhugi sahtlisse. Mäletame, et automaksu vastu koguti lähedale vist 80 000 või ülegi allkirja ja seegi on läinud nagu täiesti nagu vesi hane selga sealt maha jookstud. Mitte miski nendest vahenditest, mis rahva käes on, ei ole võimu kõigutanud. Ja siis, kui sinna veel lisandub selline protsess, et 1+1 ja 2+2 ei viida kokku, neid juppe omavahel ei ühendata ja inimesed on valmis hääletama nende samade erakondade poolt, kes tegelikult on paljuski selle sama ka Rail Balticu, aga mitmed teised Eestile kahjulikud projektid läbi surunud, hoolimata sellest, et nad kunagi võib-olla isegi vastustasid neid projekte ja isegi vaatad peaaegu teavad, et kes selle projekti taga on, vähemalt erakondlikul tasandil, ja on ikka valmis hääletama neid erakondi, siis tegelikult on ring sulgunud ja Eesti selline nomenklatuur võib rahus tunda ennast. Täiesti rahus ja võibki suruda läbi neid projekte inimeste pisarate ja kannatuse hinnaga, võibki põhimõtteliselt teostada meile miljardi raudteed kuskile Häädemeeste metsa, mis on nagu eriti, kuidas öelda, ka looduskaitse seisukohast hullumeelne projekt, et mina sõidan Raplamaalt tihti Pärnumaale ja olen näinud seda, kuidas seda asja seal praegu üles songitakse, see raudteekoridor, kus siis see üks rööpapaar peaks kulgema, üks rööpapaar. Te võib-olla kujutate ette praegust raudteed, et ongi selline väike pisikene raudtee nagu rööpatamm ja seal peal kulgeb üks rööpapaar. Ei, Rail Baltic sellise projekti järgi, nagu ta praegu kavandatakse. See rööpa ala, kus on tarastatud, see on 66 meetrit lai. See on tohutu maalahmakas, mis millega lahutatakse Eesti tegelikult teineteisest, 2 Eesti poolt teineteisest. Ja kui sinna juurde panna veel see, et rahapuudusel jäävad mitmed ülesõidud ja tunnelid ja muud viaduktid tegemata, siis see lõhestamise aspekt kasvab veelgi. Nii et kui me räägime Rail Balticust, siis me räägime sellisest tohutust infrastruktuurilisest monstrumist, mitte lihtsalt mingist ühest rööpapaarist. Aga seda infrastruktuurilist monstrumit ehitatakse, rammitakse
nii otseselt kui ka sümboolselt läbi Eestimaa, läbi Eesti maade, läbi koduhoovide, kunagiste koduhoovide rammitakse sealt läbi ja seal hakkab siis kulgema aeglane regionaalrong, mis topeldab oma peatustega kõiki neid peatusi, mida me oleme juba harjunud siis nägema Tallinn-Pärnu suunal. Tõsi, Lelle-Pärnu raudteelõik on praegu suletud, aga kuni sinna maani siis topeldab see raudtee mitte niimoodi, et ta kulgeks läbi nende asulate, mis on ajalooliselt olnud seotud raudteega. Ma olen käinud ka Raplamaa ringi ja tean seda väga hästi, et kuidas väikesed kohad Eidapere ja Lelle ja teised on ajalooliselt elanud selle raudteega. Raudtee on sealt läbi kulgenud ja see on selline eluveen, mis on sealt läbi kulgenud, need vanad raudteejaamad. Nendest sai sõita siis Tallinnasse, Pärnusse, Raplasse, igale poole suurematesse kohtadesse. Et see raudtee neid kohti ei läbista. See raudtee käib kuskilt mööda mingisuguseid metsi, rabasid, soid ja need peatused on kilomeetreid asulatest kaugemal, topeldades samas seda regionaalraudteed, mis siis praegu edela suunal toimib. Ehk siis tegu on niivõrd meelevigase projektiga, kui me vaatame sellele otsa, ka juba puhtalt looduskaitselistel eesmärkidel, aga ka tervikuna rahva raha kasutamise eesmärkidel. Et põhimõtteliselt see tuleks nagu kohe praegu seisma panna. Ja võib-olla kolmas nagu sümptomaatiline aspekt selle asja juures, nii Rail Balticu kui Eesti riigi juures, on see, et seisma seda rongi või seda projekti mitte keegi ei pane. Et meil on lihtsalt tuimalt jätkatakse seda, kriitikat ei kuulata ja jätkatakse seda, tehakse hea nägu, Kristen Michal tuleb rahva ette sellise mõnusa, rahuliku muigega, räägib meile sellest, kui tublid me oleme ja kui hea projekt see on. Et see on nüüd kolmas aspekt, selline rahva igasuguse vastupanu täielik ignoreerimine. Vaata nüüd saaks ütelda, et Järvi ja Vihuri on oma raadiosaates jõudnud sellesse punkti, kuhu nad muidugi alati välja jõuavad, kus nad hakkavad külvama usaldamatust Eesti riigi ja tema otsuste suhtes ja õhutama sellist vastuseisu Eesti valitsuse plaanidele ja tegevustele, mis on mõeldud meie rahva hüvanguks ja heaks käekäiguks ja nii edasi ja nii edasi. Ühesõnaga, siin annaks Martin Laine taolistel mitte ajakirjanikel, aga propagandistidel, Martin Laine konkreetselt töötab siis Ekspress Grupi heaks ja ülitab seal igasuguseid temaatilisi nii-öelda uurimusi, et see annaks nagu neile sellise hea võimaluse tembeldada kogu see rahulolematus, kogu see kriitika, kogu see, mitte ainult siis meie puhul, aga laiemalt ükskõik missuguse kriitika selliseks Eesti riigi vastu suunatud usaldamatuse külvamiseks ja see on see, millega tegelikult üritatakse vaigistada. Ja Rail Balticu puhul on see ka täpselt kogu aeg olemas olnud. Et ma väga hästi mäletan Rail Balticu, kas just algusaegu, aga millelgi 2017, 2018 Jüri Ratase esimese valitsuse aega, kui seal mingid kokkulepped vist Baltimaade vahel sõlmiti ja see Rail Balticu teema tuli päevakorda ja selle üle siis ka ajakirjanduses arutati, olid vist isegi mingid meeleavaldused, et siis see oli Tunne Kelam, kusjuures Isamaaliitu või praegu siis Isamaasse kuuluv Tunne Kelam, kes andis selgelt mõista, et need, kes ei toeta Rail Balticut, on Kremli käsilased. Et kohe toodi välja see Kremli käsilaseks olemise argument. Ja see, pange tähele, toimib ükskõik millise sellise suure
nii-öelda jutumärkides progressiivse projekti puhul, kui selle vastu olla, kui seda kritiseerida, kui küsida, et kas seda on vaja, miks on seda vaja, miks me üldse peame oma ühiskonnas selles suunas minema. Olgu see siis kooseluseadusega seonduv, abieluga seonduv, kui sa oled nagu muutuste vastu, siis oled sa kohe Kremli suuvooder või Kremli mõjuagent vähemalt. Kui sa vastustad Rail Balticut, tembeldatakse sind Kremli agendiks või Kremli käsilaseks mingil viisil või mõjuagendiks. Ja no saab öelda seda ka vaktsineerimise kohta siin paari aasta eest või nüüd ka siis seoses nende tuulikutega. Tegelikult need kõik on olnud sellised suured teemad meie ühiskonnas, kus valitsevad jõud, valitsusparteid, riigi aparaat on üritanud ühiskonnale mingit asja peale suruda, lausa kurgust alla suruda ja kõiki, kes on siis väljendanud oma mittenõustumist, oma vastuolemist, neid on siis hakatud kohe süüdistama selle Kremli kaardiga, et aga teie nüüd ajate küll siin Kremli asja või Putini asja. Et noh, tegelikult on see selline teadlik ja ma arvan, et me kuulajad peaksid ka seda endale teadvustama, kes juba ei ole ammu teadvustanud, et see on tegelikult teadlik selline kriitika lämmatamise meetod, et valitsejad, et nomenklatuur saaks teha seda, mis ta tahab teha, kartmata mingisugust sellist kriitilist hoiakut või kriitilist tagasisidet rahva poolt. Ja tõepoolest, me jõuame siin ju ühel hetkel välja valimiste juurde, kus siis rahvas või valijaskond peakski andma poliitikutele tagasisidet selle kohta, mida nad on teinud hästi ja mida nad on teinud halvasti. Ja see on see punkt, kus siis tegelikult sa ei saagi seda kriitikat ju väljendada. Noh, sa saad ütleme nii-öelda salaja valimiskasti oma sedeli panna, aga kui juba enne on sinu hoiakuid nii palju suudetud mõjustada, et sa ei tahagi valitsust või teatud erakondi sellepärast kritiseerida, et nad on selliseid otsuseid teinud, sest sa tead kuidagi juba alateadlikult ära, et noh, see on ikkagi nagu Kremli seisukoht ka, kui sa nüüd sellepärast nagu Reformierakonna vastu oled või sotsialistide vastu hääletad, et noh, tegelikult ju eks ju Putin ajab ju ka seda sama asja, et ikkagi neid homoabielusid ei oleks ja ega siis seda Rail Balticut on ju meile ikka ju vaja, et meie NATO liitlased saaksid siia ju tanke tuua ja noh, seda on ju ka räägitud, kuigi see on nagu sõjaliselt üsna mõttetu, sest et raudteed lastakse esimesena puruks sõja puhkemise korral, see on ju ka selge. Et ühesõnaga, et see on nagu selline kriitika vaigistamise ja mitte lihtsalt vaigistamise, mitte lihtsalt surnuks rääkimise, vaid selline häbimärgistamise meetod, et me lööme nüüd sellise templi teile otsa ette, et ei julgeks üldse midagi piuksuda. Et valitsus tahab teile head, see on ju meie väike armas Eesti riik, see toimib meie kõigi heaks, aga tegelikult see toimib mingite meile mitte teadaolevate tegelike kasusaajate huvides, mitte tingimata valijate või maksumaksjate huvides. Sest nagu ma enne mainisin, et raha külvatakse ju siin igale poole, mitte kümnete miljonitega, vaid lausa 100 miljoneid. Igal aastal 100 miljoneid külvatakse igale poole, välismaale, Ukrainasse, mingisugustele projektidele ja siis öeldakse, et noh, tegelikult me peaksime nüüd siin neid näiteks Päästeameti tegevusi kokku tõmbama ja siis me peaksime siin hakkama teehooldusest mingeid järeleandmisi tegema ja et ei pea seda libeduse tõrjet nüüd nii kiiresti ja nii suures mahus tegema talvel ja siis me peame nüüd tõstma teil seda eriarsti visiidi tasu, et enne maksite 5 eurot, nüüd maksate 20 eurot. 4-kordne tõus ja noh, sellised pisikesed asjad, et niimoodi see jõuab ju tegelikult iga inimese või peaaegu iga inimese rahakotti välja. Ja kui inimesed nagu ei pane tõesti neid asju kokku, ei näe nagu seda asja tervikuna,
siis see olukord läheb ainult hullemaks, see süveneb, sest valitsejatel on siis, süvenebki selline karistamatuse tunne ja neil, kusjuures mulle tundub, et neil ongi selline karistamatuse tunne juba täiesti tekkinud juba ammu, et neil ei ole ohtu oma võimu kaotada. Tuleb valimiste päev, saavad ikka enam-vähem need samad jõud hea protsendi. Võib-olla mingi vähem tähtis jõud võib ära kaduda, ma arvan, et me järgmistel valimistel näeme Eesti 200 täielikku põrumist ja Riigikokku mitte jõudmist, see on praeguse reitinguid arvestades üsna tõenäoline. Reformierakond upitab ennast ikka kuidagi pinnale, upitab küllap ka ennast valitsusse ja tegelikult mingisugust karistust rahva poolt, valijate poolt, maksumaksjate poolt neile nagu sisuliselt ei tule. Ja kuna meie demokraatia tegelikult ei toimi, rahval ei ole käes neid hoobasid, millega siis poliitikuid survestada, võimuliit ja üldse laiemalt kõiki poliitikuid ja parteisid panna sellise surve alla, et vaadake, meil maksumaksjatena, meil rahval on sellised ootused teile, me ei taha näha raha kulutamist, meie taskust võetud raha kulutamist igale poole. Me tahame näha, et poliitikud teeksid meie oma riigi suhtes arukaid, õigeid ja õiglasi otsuseid, kasutaksid seda raha hea peremehelikult, mida meil ju nii palju ei ole. Teeme siis vähemasti siin mingid mõistlikke asju selle asemel, et seda raisata Rail Balticu peale või et matta seda raha, ma ei tea, tuuleparkidesse, küll maismaal, küll merealadel, kuni siis lõpuks me saamegi sellise Eesti, läbi mille jookseb see hirmus Rail Balticu trass, kuhu on meeletus koguses kokku kuhjatud, ma ei tea, killustikku ja mida kõike, on mingi tohutu suur kraav kaevatud, mis on siis ära täidetud, sinna on siis ümber tehtud mingisugused tarad ja aiad ja tuled ja viled ja raudtee siis ka sinna peale pandud ja siis mingi kohalik rong hakkab sealt sõitma, kujutame ette sellist tohutut tehnorajatist, mis läheb niimoodi enam-vähem diagonaalis vist siis läbi Eesti või siis Tallinna suunad sinna Pärnu poole, poolitades Eesti ja poolitades ka meie looduskeskkonna tegelikult. Ja kujutame ette siis maismaa tuuleparke, mis hakkavad siis nii-öelda mõlemal pool Rail Balticu trassi asuma, igas maakohas, igas külas, seal lähedal kuskil on mingisugune tuulikute kasvandus või istandus. Ja kui sa lõpuks ennast mere äärde välja murrad sellest tehnopargist, hiiglaslikust tehnopargist, ja siis sa näed ka ainult meretuuleparke, mis seal ranniku läheduses ringi käivad ja vuhavad need tuugenid ja see elekter siis müüakse ära sakslastele mingi odava rahaga, aga meie maksumaksjad muidugi doteerivad seda oma rahast. Et see on selline ma ei teagi, mis mõõtmetes, tohututes mõõtmetes, ma ei ütleks, et see oleks arulagedus ainult, see on midagi kordades hullemat kui lihtsalt arulagedus. Aga et selliseid asju saab teha, et see on võimalik Eestis, et tegelikult puudub selline efektiivne mehhanism, mis paneks pidurit. Et see on probleem ja tegelikult ma arvan, et nendest teemadest rääkides see on tegelikult kõige olulisem probleem, vähemasti minu jaoks. Et loomulikult keskkonnakaitse, looduskaitsealased kaalutlused on ka hästi olulised, inimeste elukeskkonna alased kaalutlused on ka hästi olulised nende asjade juures, aga see on selles mõttes sekundaarne, et primaarne on see, kuidas meil selle riigi kodanikena, selle riigi elanikena, selle riigi maksumaksjatena tegelikult puuduvad hoovad, et tõmmata pidurit, et öelda otsustajatele, valitsejatele, poliitikutele, ametnikele, kõigile, kes siis nagu meie eest neid otsuseid peaksid langetama ja ka langetavad, et me ei taha seda, me ei ole nõus sellega, me leiame, et see ei ole mõistlik rahakasutus, see ei ole mõistlik ega sugugi hea lahendus, see ei ole see Eesti, mida me tahaksime näha. Ja me jõuamegi iga kord nende arutluste juures, ükskõik mis teemadel me siin ka erinevates saadetes ka ei räägiks, me jõuame alati
või peaaegu alati välja sellesse punkti, et kus tegelikult meil ei olegi suurt nagu midagi teha. Me saame sellest raadiosaates rääkida, saame kirjutada mõnes artiklis nendest probleemidest, paljud seda ju kirjutavadki, avaldavad oma seisukohti, oma arvamusi kas või sotsiaalmeedias, kui mitte kuskil mujal, aga me reaalselt nagu seda riigi olukorda parandada ei saa. Et kuskilt otsast peab hakkama nagu mingisugune, ütleme, jääminek peale, et kust on võimalik ikkagi läbi murda. Ja võib-olla siis see asi läheb nagu paisu tagant, aga praegu mulle tundub küll, et me oleme nagu teatud surnud punktis, et me saame ainult jõuetult rääkida nendest projektidest, nendest jubedatest, idiootlikest, lühinägelikest ja kahjulikest projektidest, vähemasti meie riigi ja rahva arengut silmas pidades kahjulikest projektidest, sest kasu keegi kindlasti kusagil saab. Ilma, et me reaalselt suudaksime näidata ära, et mis see lahendus siis võiks olla. Kuidas me saaksime neid protsesse peatada, aja maha võtta, pidurit tõmmata, mida me peaksime selleks tegema? Kas tõesti siis massiliselt tänavatele tulema? Kas me vajaksime siis sellist, ma ei tea, mingisugust rahvaliikumist, üleriigilisi meeleavaldusi, üldstreiki? Me tegelikult ka ilmselt rahvana ei ole selleks valmis ja võib-olla, et see ongi veel kõige suurem probleem, et me ka rahvana ei ole tegelikult valmis sellisteks suurteks protestideks, et ära hoida, vaid me oleme ka ise rahvana lõhestatud. Ja loomulikult ka valitsejad on ju palju investeerinud sellesse, et me oleksime lõhestatud, et kui keegi hakkab Rail Balticu vastu rääkima või hakkab nende tuugenite vastu rääkima või ma ei tea, sundvaktsineerimise vastu rääkima, siis kohe tõusevad ju ka need hääled, kes ütlevad, et aga need on Kremli jutupunktid, need on ikkagi Kremli mõjuagendid, kes niimoodi räägivad, nemad tahavad mingisugust teist lippu seal Pika Hermanni tornis näha, need ei ole ikka õiged inimesed. Ja siis see rahvas nagu lähebki omavahel tülli, tekivad fraktsioonid, inimesed lõhenevad ja see jaga ja valitse poliitika ainult tugevdab seda olemasolevat režiimi. Aga ma annan sulle mõttejärje tagasi. No see ongi mõttejärg, millest on väga raske edasi minna, et loomulikult me muuses sellesse punkti jõuame välja habituaalselt iga saate jooksul. Ja ma arvan, sa juhatasid selle minu mõtte, mille ma tahtsin ütelda suurepäraselt sisse, et tõepoolest me oleme tegelikult ka rahvana lõhestatud. Ja me oleme tegelikult lõhestatud ülevalt alla, paremalt vasakule on erinevad grupeeringud, erinevad nägemused, sellest, mida Eesti peaks olema. Aga võib-olla selline kõige fundamentaalsem lõhestatus on tegelikult nende inimeste vahel, keda ma võiksin nimetada selliseks inimnäoliseks inimeseks. Ja teiste inimeste vahel, kes on tehnokraatliku, inimvaenuliku, ebademokraatliku, sellise monstroosse eurosotsialistliku ideoloogia pooldajad. Ja ma olen mõelnud viimastel päevadel selle temaatika peale, et kuidas on meil võimalik, et meil on nagu terve kontingent inimesi rahval ja rahvas, kes põhimõtteliselt kõike seda ebainimlikku, kahjulikku ja hullumeelset jaatavad. Kõike seda tervikut, et iga asi, mida sellest leerist tuleb, on põhimõtteliselt kahjulik. Alustame, ma ei tea, kooseluseadusest, abielu rüvetamine, Rail Baltic, tuuleturbiinid, sundvaktsineerimine, vaktsiinipassid ja COVID-i apartheid, sõja õhutamine ja näiteks, ma ei tea, Ukrainale raha kantimine, maksutõusud sinna otsa. Kõik see pakett on osale rahvale peale läinud sellisel viisil, et ta on omandanud selle eurosotsialistliku idee põhimõtteliselt suurepäraselt. Ja neid inimesi, me võime nüüd küsida, et kui palju neid inimesi Eestis on, kui palju neid inimesi tegelikult on, kes oleks valmis tulema tänavatele ja ütlema, et ei, nad ei ole selle Eestiga rahul. Ma arvan, et neid inimesi on tegelikult vähemus Eestis ja enamus
on just nimelt kas selliseid vaikseid takkakiitjaid, vaikseid vähemalt mitte probleemi tekitajaid või siis aktiivselt sellist inimvaenulikku eurosotsialistlikku tervik monstroosset ideoloogiat pooldavad inimesed. Ja ma olen mõelnud, et huvitav, mis vaimulaad see selline on, mis nagu kõike, millele normaalne inimene vastu seisab. Ma olengi mõelnud seda, et see on nagu normaalsuse ja ebanormaalsuse selline lõhe Eesti ühiskonnas. Et mis vaimulaad see on, millele nagu mida normaalne inimene tunnetab hävitavana, kurjana meie rahvast ja riiki ja selle saatust tulevikus hävitavana, kirjutab see ebanormaalsusesse juurdunud inimene alla. Ja ma arvan, et siin see on küsimus, millele mul ei ole siin nagu vastust või ma peaks hakkama seda tematiseerima ja pikalt, et ma ei kasuta raadiosaadet praegu selleks teemaks. Aga see vaimulaadi küsimus on minu jaoks nagu väga, väga tõsine. Ja ma arvangi, et tegelikult sa jõudsid sinna punkti välja, et Eesti rahvas ka ise, väga suur osa Eesti rahvast ka ise ei ole valmis tänavatele tulema ja isegi kui on need inimesed, kes nüüd tõesti ütlevad, et see Eesti, kuhu me nüüd praegu oleme jõudnud omadega, see monstroosne eurosotsialistlik röövimisprojekt, mida siin on hakatud nendel viimastel aastatel ellu viima, mängides põhimõtteliselt lõppmängu, mulle tundub, selle rahva elu ja selle rahva tulevikuga, et see aitab, me tuleme tänavatele, me kuulutame üldstreigi välja, me teeme ükskõik mida, aga see jama peab siin nüüd lõppema praegu. Siis on märkimisväärne osa, ja see on nüüd hea küsimus, mis see osa on, märkimisväärne osa neid inimesi, kes tegelikult ei tule selles olukorras välja. See jää ei ole nende südametest ära läinud ja kes vastupidi, nii nagu Covidi apartheidi päevil kiidavad takka, et tuleks ometi liitlaste tangid tänavale ja need sellised mässulised kremlimeelsed inimesed roomikute alla litsuks. Et ma arvan, et see on see probleem, mis Eestis on, et Eesti rahvas ei ole ühtne ja loomulikult jaga ja valitse, divide et impera, vana hea roomaaegne maksiim, mida tänapäeva selline teflon võltseliit suurepäraselt ära kasutab Eesti riigi tegelike kasusaajate huvides. No jah, aga kui me vaatame viimaseid uudiseid, siis Inglismaal või Ühendkuningriigis täpsemalt on siis kõige populaarsemaks parteiks kujunenud Nigel Farage'i reform või mis selle nimi iganes on, mis on seal, ma peast ei julge praegu öelda, aga ta oli kõige populaarsem erakond tänasel päeval ja on tulnud Saksamaalt päris mitu uudist, ka meie enda ERR-is on seda kajastatud, et AfD Alternative für Deutschland on Saksamaal kõige populaarsem partei ja nad mõlemad on siis nõnda nimetatud äärmuspopulistid või parempopulistid, nii nagu pihavool neid tembeldab. See näitab seda, et Euroopa suurriikides on midagi olulist juba muutunud. Seal on muidugi seda kindlasti kiirendanud immigratsioon, rändepoliitika, mida nii Saksamaal kui ka Suurbritannias on viljeldud aastakümneid ja paistab, et see karikas hakkab nagu sealse keskmise valija jaoks juba täis saama. Nüüd Eesti puhul see nii ei ole. Et meil on ikkagi, kui vaadata küsitlusi, iseasi, kui palju neid saab uskuda või usaldada, ma ei oska öelda, aga need igatahes näitavad ju seda, et süsteemi erakonnad on jätkuvalt populaarsed, süsteemi erakondadest võib-olla ainsana selline eristuv suurem erakond on EKRE, kes on seal kuskil 15-16% peal, ütleme 3.-4. kohal. Praegult on Isamaa kõige populaarsem, aga Reform on olnud ka stabiilselt 2. või siis 3. kohal ja
kui me mõtleme, et Reformierakond vastutab ju kõikide nende otsuste eest, mis on tehtud valitsuse poolt, maksutõusud, Ukraina toetamine, sõja õhutamine, absoluutselt kõik otsused, eriti just majanduslikud otsused, mis nagu meie keskmist valijat ju ja kodanikku kõige enam puudutavad. Alates 21. aastast, kui Reformierakond taas jälle valitsusse upitati süvariigi abiga, Reformierakond vastutab nende otsuste eest ja ikka on nende toetusprotsent nii kõrge. Heakene küll, Eesti 200 on see ammu juba alla valimist künnise, Eesti 200 ongi läinud valitsusse Reformierakonna puudliks, on seda ka välja öelnud, et nad tahavadki toetada Reformierakonna valitsemist. Siis nende suhtes on need ootused maha jahtunud, ütleme nii, aga Reformierakond on ju jätkuvalt populaarne. Mitte kõige populaarsem hetkel, aga siiski jätkuvalt nii populaarne, mida tegelikult ju ei ootaks pärast sellist aastate pikkust Eestit hävitavat ja laastavat ja ka tavalist inimest ikka väga raskesti löövast poliitikast. Et need numbrid peaksid midagi muud olema, hoopis teistsugused olema. Et see on seesama küsimus, mida sa mainisid, et kui palju siis tegelikult on Eesti rahva hulgas neid inimesi või meie valijate hulgas neid inimesi, kes jätkuvalt usaldavad seda valitsevat nomenklatuuri, kes siis istuvad võib-olla ka nende toiduahelates, kes põhimõtteliselt saavad või lõikavad mingisugust kasu sellest olemasolevast korrast ja sellest, kuidas asju otsustatakse ja mismoodi otsustatakse. Et järelikult neid inimesi tegelikult on. Ja ma võib-olla tooksin sellise väikese sissepõike nõukogude aega 80-ndatesse aastatesse, kus ju tegelikult ka suurem osa meie ühiskonnast ilmselt toetas nõukogude võimu ja nõukogude korda, oldi muidugi rahulolematud sellega, et ei olnud kaubandusvõrgust kõiki asju saada, olid igasugused muud probleemid, oli muidugi massimigratsioon, venekeelsed inimesed tulid massiliselt Eestisse ja see tekitas sellise teatava rahvustunde puhangu 80-ndatel aastatel, aga enamus inimesi tegelikult oli vaikselt leppinud selle olukorraga. Igatseti võib-olla natukene midagi paremaks muuta, et oleks rohkem kaupa saada ja mingisugused olmetingimused oleksid sipakene paremad. Aga põhimõtteliselt see nõukogude võim ja nõukogude kord aitas küll. Ja murrang tuli alles siis, kui see süsteem hakkas kokku varisema, kui oli selge, et see süsteem, see režiim ja see riik enam ei jätka sellisena, nagu kõik teda teadsid ja tundsid. Alles siis hakkasid nii kommunistid Eestimaa kommunistlikus parteis vaatama ringi, et kuhu nüüd üle hüpata, kuidas nüüd paremad positsioonid sisse võtta, et nüüd see asi hakkab käest ära minema. Ja ka lihtne inimene vaatas, et nüüd peab midagi tegema, nüüd peab ümber orienteeruma, nüüd peab midagi uut välja mõtlema. Ma arvan, et see muidugi praegu on täpselt samamoodi, et hetkel tundub, et midagi siin ei muutu, kõik on nagu selline sumbunud sordiini all, aga ühel hetkel, kui me näeme ikkagi selle süsteemi täielikku kinnijooksmist ja murenema hakkamist, et ka siis võivad need ühiskondlikud muutused tulla väga kiiresti. Et siis toimub uus selline ümberrivistumine ja ümberorienteerumine ja muidugi see praegune eliit loomulikult püüab oma soojad kohad säilitada, nii nagu omal ajal paljud kommunistid läksid lihtsalt teistesse erakondadesse, Reformierakonda läks ikkagi arvestatav hulk inimesi ja komparteist. Nii et eks me näeme ka praeguse võimueliidi, praeguse nomenklatuuri siis muutust, nende hoiakute muutust. Ja teine asi, mida ma lisaksin siia juurde, on see, et kindlasti on paljud inimesed ühiskonnas omaks võtnud ka progressi usu. Ja tegelikult kõik need asjad, millest me oleme siin rääkinud, eks ole, mis on ühiskonda lõhestanud, see on progressi usu omaksvõtu küsimus. Olgu see kooseluseaduse puhul, kas meil on progressiivne nägemus
inimeste kooselust, moraalist või siis abielu rüvetamine, mis siis ju ka sotside ja pahempoolsete jaoks progressi küsimus, meditsiini, teaduse usaldamine, tuulikud, sellised rohepööre laiemas mõttes, ka Rail Baltic, kõik need on sellised progressi usu ilmingud, kus siis, mille pooldamine tähendab, et sa oled nagu õigel poolel, sa pooldad progressi, sa pooldad edasiminekut, sa pooldad arengut ja selles mõttes ei ole lihtsalt nii, et need, kes räägivad nende vastu, tooksid välja mingisugused ratsionaalsed argumendid siis progressiusuliste arvates, vaid progressiusulised näevad vastuhäältes ja kriitikas pigem sellist maailmavaatelist vastandumist, et siin on nüüd konservatiivid, siin on nüüd, ma ei tea, tagurlased, võib-olla ka mingid usklikud, kes siis on progressiivsetele asjadele, kes on arengule vastu ja püüavad takistada, aga meie kohus on siis ikkagi see progress ja revolutsioon siin ühiskonnas lõpuni läbi suruda. Ja nii tekibki see vastasseis ükskõik mis sellises küsimuses, mis vähegi omandab sellise maailmavaatelise mõõtme ja ma usun, et ka Rail Balticu puhul on see tegelikult nii ja see kaalub üles ka kõik need majanduslikud argumendid ja muud argumendid ja siis kumbki pool jääbki tegelikult oma sellise maailmavaate juurde kindlaks ja lihtsalt praegult on nii, et progressiusulised on võimul, nemad otsustavad ja nemad kujundavadki Eestit üheks hiiglaslikuks tehnopargiks, kus on Rail Baltic, kus on tuulikupargid, kus on muud asjad, lisaks kõigele siis homoabielu, selle krooniks, nii-öelda moraalseks jutumärkides krooniks ja teisel poolel ei ole siis muud kui lihtsalt vait olla ja leppida olukorraga. Ja igal juhul, kui Eesti põhiseadus garanteeriks meile otsedemokraatia vahendid, siis me ilmselt seda saadet ei teeks sellises toonis, nagu me praegu teeme. Võib-olla me üldse ei teeks seda saadet, vaid praegu tegeleksime suure kampaaniaga, et ellu kutsuda rahvahääletus näiteks Rail Balticu lõpetamiseks või juba ammu oleks seda teinud, et Rail Balticut poleks üleüldse sinnamaani viidudki ja alustatudki või et tuulikuparke, tuugeniparke ei rajataks merre ega Eestist ei tehtaks, nagu sa ütled, sellist suurt tehnoparki, et meil oleks hoopis teistsugune ühiskond, hoopis teistsugune energia, hoopis teistsugused nagu eesmärgid ja ma arvan, et selle kaudu oleks võimalik ka ühendada rahvast palju rohkem, aga praegu meil on jäänud põhimõtteliselt järgi ainult hoida seda lippu, rääkida, pidevalt nagu selles võitluspositsioonis viibida ja mitte seda võitlust põõsasse visata, et teavitada inimesi ja loota, et see sõnum jõuab inimesteni ning jõudes inimesteni võiksid inimesed sellest teha oma järeldused ning teha siis ka juba otsuseid valimiskastide juures, mis loodetavasti võiksid tulevikus viia rahvuskonservatiivide võimule tulekuni ja selliste hullumeelsete projektide Maarjamaa rüvetamise ja tehnopargistamise ärajätmiseni. Et see on meie praegused variandid. Et muid ma nagu ei näe, aga oluline sellest hoolimata on, ma arvan, selliseid saateid teha, et rääkida, et pidevalt kogu aeg hoida seda teemat, neid erinevaid teemasid loomulikult avalikkuse tähelepanu all niivõrd palju, kui me suudame inimesteni ka käesoleva saatega jõuda. Aga ma tänan, Veiko, sind selle saate eest ja oleme järgmise nädal siis jälle uute teemadega eetris. Ja, aitäh kutsumast. Selline oligi seekordne Objektiivi raadiosaade. Rääkisid Markus Järvi ja Veiko Vihuri. Tänan teid kuulamast ja kohtumiseni järgmisel nädalal. Objektiivi raadio.